Oleme tulnud AHA teaduskeskusesse ja võtnud kaasa Pentaxi peegelkaamera K3. K3 tuli Fotopointi müügile 2013. aasta lõpupoole ja me vaatamegi täna siis täpsemalt, mis kaamerad õige on. Nii palju veel, et Deep Review lugejate poolt nimetati ta 2013. aasta parimaks peegelkaameraks. Mis temast suurepärast on, seda kohe vaatame. Pentax K3 on Pentaxi lipulaev. Ta on peegelkaamera, mis on mõeldud väga tõsisele fotograafile. Tema 3 sisulist tähtsat omadust. Sensor. 23 megapiksline madalpääs filtrita sensor. Tähendab seda, et sensori ees ei ole madalpääs filtrid, mis omakorda annab meile teravamad pildid, suurema lahutusvõime. Tõsiasi, et Pentax K3 sensori ees ei ole madalpääs filtrit, ei ole aga üldse mitte kõige põnevam seal juures. Kõige huvitavam on seal juures see, et madalpääs filtri efekti tekitatakse sensori mikroskoopilise väristamise teel. Seda efekti ehk siis madalpääs filtrit on vaja just nimelt sellepärast, et vältida Moiri efekti. Ja küsimus oli isegi see, et seda tehakse kogu aeg, vaid me saame ise valida. Kui me tahame kasutada nii-öelda madalpääs filtri efekti, siis me saame selle sisse lülitada ja suisa 2 astmel. Kui me aga tahame täiesti teravaid pilte ja meil ei ole kohta Moiri suhtes, siis me saame selle täiesti välja lülitada ja saada väga teravad ja kõrge resolutsiooniga fotod. Autofookus sensor uus. Rohkem autofookuspunkte, mis tähendab, meil on 27 autofookuspunkti, millest 25 on ristsensoriga. Kiire, terav ja täpne autofookus. K3-l on ka uus protsessor, mis on senisest veel kiirem. Avaldab see ennekõike näiteks kiirest sarjavõttes, milleks on 8,3 kaadrit sekundis. Sisuliselt on need 3 kõige olulisemat uuendust, muudatust ja mis tõstavad teistest kaamerast esile. Vaatame, mis on välised muudatused. Väliselt hakkab meile kohe tegelikult silma, kui me teeme lahti mälukaardi luugi, 2 mälukaardipesa, mis on siis hästi oluline üks uuendustest. Kaamera tagapoolt vaadates hakkab silma loomulikult suurem ekraan, senise 3 tolli asemel 3,2 tolli, üle 1 miljoni piksli, mis on siis väga hea lahutusvõimega ja suurepärane. Pildiotsijast rääkides nii palju veel, et 100% kaadrikatvus tähendab seda, et mida me vaatame optilisest pildiotsijast, see jääb ka pildile. Oluliseks uuenduseks on ka kindlasti siin luugi all peituv USB 3 pesa, mis tähendab siis kiiremat andmete edastust arvutisse kopeerimisel. Ja võib-olla natuke tagasihoidlikult, aga võt siin all on meil ka üks oluline lisandus, milleks on siis kõrvaklapi pesa, mida varem ei olnud. Ja sellest tulenevalt on siis ka väike selline õnarus tekkinud kaamera korpusele. Natuke on uuendatud ka autofookus selektorit. Senise 3 positsiooni asemel on 2 positsiooni ja siis autofookuse 3. positsiooni ehk siis kas siis jälitav või lukustatav autofookus, seda saab siis 3 eraldi nupu alt sättida. Programmi või režiimi valiku kettaga. Nimelt on siin peal lukustus ja ka eelnevatel on siin olnud need lukustused ja see on tekitanud vastakad arvamusi. Osadele meeldib, et see lukustus on, et ei saa režiimi ketast muidu liigutada, kui nuppu alla vajutada. Osadele jälle ei meeldi see üldse mitte. Nüüd K3-l on see huvitav, et siin on režiimi lukustus, nupu lukustus.
Ehk siis kui me selle lukust maha võtame, siis meil ei ole vaja midagi vajutada ja saame seda programmivaliku ketast vabalt liigutada. Lukustame ära ja meil on vaja kasutada lukku. Ehk siis kõik on õnnelikud. Pentax on hakkama saanud ja valmis teinud suurepärase peegelkaamera, mis rahuldab ka väga nõudliku fotograafi vajadusi ja soove. Tegemist on uue kaameraga. Ta ei ole eelnevate kaamerate järglane ja mõneti isegi võiks öelda, et neil praktiliselt puudub sugulusside, sellepärast et siin kaamera sees on kõik uus, siin kaamera väljas on kõik uus. Uus on sensor, uus on autofookussüsteem, uus on protsessor. Kaamera väliselt on uusi nuppe, uusi ühendusi, uued võimalused. Tegemist on uue kaameraga ja tulge ja proovige. Meie proovime seda täna siin AHA keskuses. Jaha!